tulime külla Sonyle. Sony on oma booth'is väga palju pannud empaatiat meedia tootmise ja meedia nautimise peale. Siin on alates kõrvaklappidest, suurtest kinokaameratest, kuni lõpetades nutitelefonideni kõike. Esimesena me teeme midagi sihukest, mida me tegelikult väga palju ei tee. Me vaatame otsa keskklassi seadmetele ja ma ütlen, et need on päriselt ka Eesti mõistes keskklassi seadmed. Xperia 10. Väga kihvt, pisikene, lihtne, natuke lapikuks saetud seade, mis maksab 340–350 eurot. Ja suurem vend pluss, mis maksab siis umbes 420–429 eurot. Mõlemal on taga 2 kaamerat, üks sügavuse mõõtmiseks, teine pildi tegemiseks ja siin on lihtsalt tavaline lääts ja siis on telelääts, nii nagu ikka. Aga need ei ole üldse nii huvitavad, kui on see järgmine. See on mock-up, aga see on kõige põnevam nutitelefon, mis on kunagi tehtud. Ja ma seletan kohe miks. Ta ei käi lahti, ta ei tee tiluliu, vaid see on esimene 4K HDR OLED ekraaniga seade. Ja nagu me teame, siis Sony on teinud meeletu revolutsiooni kaamerate valdkonnas. Kui me räägime mirrorlessist, eriti Sony Alpha seeria ja viimased 3-4-5 aastat. Sony on otsustanud, et mõistlik on ka sellist võimekust hakata panema oma telefonidesse. Nii see aplikatsioon, mida me ennist vaatasime, oli fantastiline, kus nad võtsid pildiprofiili ja moduleerisid selle Sony Venice'i põhjal. Ja see, ma tean, et see on olnud geeki, aga need, kes mõistavad, need mõistavad. Esimest korda on meil silma autofookus olemas mobiiltelefoni. Mul on küsimus selles, et kui sa lähed täna ostad 3, 4 või 5000 euro eest endale fotoaparaadi, tavalise peegel fotoaparaadi, kas sul on silma autofookus? Ja kui hästi see töötab? Täpselt. Sony oma proovisime, nagu näha, see demo oli fantastiline. Kuidas see päris elus on? Seda me näeme varsti. See seade tuleb märtsis või? Ütles, et hiliskevadel, täpselt ei tea. Ühesõnaga mingi hetk tuleb see seade välja, siis me võtame ja me proovime. Kuidas selle video, kuidas selle fotovõimekus? Kõik need võimekus, et meil on lihtsalt see informatsioon, mis on meile praegusel hetkel antud, see informatsioon on fantastiline. Mis ta lõpuks on, ma ei tea, aga kui ta on kõik see, mis on lubatud, siis sisuloojatele on see seade. Sellepärast, et mitte ainult ei ole tal need erinevad võimekused, vaid ka see, et tal on erinevad niinimetatud pildiprofiilid. Ehk siis see, kuidas ekraan on kalibreeritud. Ja ekraan on kalibreeritud samamoodi, nagu on seda 35 000 eurose kalibreeritud ekraanid, mis on mõeldud pildi korda tegemiseks. Järgmine asi, millest me rääkisime, on see võimekus, et ehk äkki võib olla ja meil ei öeldud ei, nii et arvatavasti tulebki. See telefon on võimeline mingi hetk toimima ka välise monitorina sinu kaamera peal. Kui sa oled natukenegi vaadanud, palju näiteks Atomos Ninja maksab ja kui on sul taskus see seade, mis on hästi kalibreeritud ja siia pannakse ka võimekus salvestada puhas signaali. Ja täpselt sellepärast ma ütlengi, et see on üks põnevamaid mobiiltelefone, mis on viimastel aastatel välja tulnud. Ma olen väiksest peale olnud suur Sony fänn, mis siin salata ja mul on kahju olnud, et need erinevad valdkonnad omavahel väga hästi ei toimi. Aga nüüd, kus ma näen, et nad toovad oma teatud tugevused, oma kaameratehnoloogia, toovad selle telefonidesse, fantastiline. Mis ta tegelikult on, me ütleme alles siis, kui me oleme need seadmeid päriselt mingi hetk kasutanud. Aitäh! Nii et loodame kõige paremat. Vajuta subscribe nuppu.